Nii, aga räägiks õpilase arengu toetamisest, õpilasele individuaalset lähenemist võimaldavatest töövahenditest ja räägiks neist siis nii, et kogu see e-kooli selleks ette nähtud töövahendid oleks siis üle käidud ja mida saab teha aineõpetaja ja mida saab teha klassijuhataja. Ja loomulikult ka näitame seda, mis näidata on. Nii, aineõpetaja. Esimene koht, kus aineõpetaja saab oma õpisisu individualiseerida, on loomulikult päevikud, individuaalsed päevikud, individuaalsed grupinudega päevikud ja individuaalsed ülesanded. Ja individuaalse või siis grupinudega päevikud unetades ära sellisel moel, et sellele päevikule on lisatud päeviku loomise ajal linnukene sinna, et on individuaaltunnid ja peale seda saab siis päevikusse lisada uue ainetunni. Võtan kohe täna esimese tunni ja tunni teema on individuaalne Laurale. Nii. Ja vaja on siis panna linnukene siia individuaalõppetund. See on ainult Laura tund. Laura ei saanud distantsõppel hästi hakkama. Ta ütles, et ta matemaatikas või kunstitund, et ta ei saa niimoodi videoteel joonistada. Ja ma olin nõus sellega, või õigemini õpetaja Oskar oli nõus sellega, et Laura tuleb koolimajja ja ma vaatan tema joonistused üle ja ütlen talle, mis seal võiks nagu muuta. Või tahtis näiteks Laura, ma ei tea, keraamikat teha, midagi muud sellist individuaalset. Ja see tund nüüd on nähtav ainult Laurale ja ühelegi teisele õpilasele. Ja samuti see, mis siin tunnis tehakse. Individuaalsed ülesanded, kõik teavad, tavaline kodune ülesanne ja ülesanne Laurale tuleb ära teha homseks. Saan lisada faile. Laura saab lisada vastuse failiga, kui ta tahab. Ma võin öelda, kaua see ülesande tegemine umbes aega võtab. Ja ma saan öelda, et see on ülesanne ainult Laurale. Nii tunnikirjelduse kui ka ülesande juures juhin tähelepanu, et kusagil eelmise aasta lõpus sai e-kooli ülesannete aken juurde vormistamise võimalused, et teil on siin põundil Italic, underline, üla-alaindeks, loetelude tegemine, erinevad vormistuse kirjad, suurused ja need kõike me suudame siis sama kenasti kuvada ka inimestele nii äpis kui ka uudisvoosed igal pool. Nii et tore ülesanne on ta kohe siit põuldiks teha. Ülesanne. Ja tore, lihtne, ilus ja salvesta. Nüüd juba eelmise aasta kusagil päris alguses tegime me siis seda, et klassid lehel, ma andsin selle ülesande homseks, on siis näha need inimesed, kellele see ülesanne on antud. Et klassijuhataja saab ka oma klassiülesannete lehte vaadata, lihtsamini otsustada, et kui paljud neist on ülesanded, mis on ainult ühele õpilasele ja ei tasu muret tunda, et lapse koormus liiga suureks läheb. Nii, et need olid siis need asjad, mida õpetaja saab kasutada selleks, et anda õpilasele ülesande, mida ükski teine inimene ei näe ja samuti siis lisada tunde. Need tunnid lähevad õpetaja tavalise tundide arvestusse ja on nagu tavalised tunnid, ainult et natukene erinevad. Nii, teine on siis see, et me saame tegelikult päevikust lisada hinnetele kommentaare. Ja hinde kommentaariga on siis täiesti sellist tavalist hinnet võimalik individualiseerida, et mul on siin Laura ja Laura saab selles ühes tunnis endale hinde, näiteks hinde 5 ja siis ma tahan
Ma tahan talle siis kirjutada, miks ta selle hinde 5 just sai, mis oli siin hästi, millega ma olen rahul. Ja siis põhimõtteliselt on mul siin eelnevalt kasutatud kommentaarid, mida ma olen salvestanud ja ma saan nii Laurale kui ka näiteks Rainerile panna 5, võtta 3 tähte sisse, salvesta. Tavaliselt on niimoodi, et õpilased ikkagi, head õpilased saavad enam-vähem samasuguse kommentaari ja siis õpetajal on lihtsam neid kommentaare niimoodi valikust sisse kanda või siis näiteks on tal selline standardkommentaar, palun tee oma kodused tööd ära, ilma selleta ei saavuta see edu õppetöös või selles aines väga olulised, et need kommentaarid saab siis õpetaja tegelikult siia kirjutada kommentaaride kogusse, et iga päevikul on üks kommentaaride kogu, kuhu siis need kommentaarid tulevad. Uue kommentaari kogusse saamiseks ma lähen nüüd Tarjale, lisan hinde 3. Koduste ülesannete püsivam tegemine aitab ka tunnis paremini hakkama saada. Ja see on tegelikult hea kommentaar, ma mõtlen, ma kasutan seda edaspidi ka. Lisakommentaar kogumisse, salvesta. Ja siis on mul veel siin Salli, kellele tegelikult juhtus samasugune lugu. Peale esimese tähe sisse, 3 suvalise tähe sisse panemist, kodus ülesannete tegemine aitab hakkama saada, et niimoodi ma saan kiiresti neid kommentaare koguda. Nüüd väga tüütu, tähendab, see on päevikupõhine, ma tegelikult põhimõtteliselt ma tahaksin, et ma nii samu kommentaare, mida ma siin kunstitöödele olen pannud, tahaksin kasutada ka mõnes muus päevikus. Mõnes muus päevikus või siis naabri käest saadud kommentaaride kogumi kasutamine on päris lihtne, see on kunst 9 päevik. Nii, mul on siin ka kunst. Mul oli kunst 10 päevik, nüüd mul kunst 10 päevikut ei ole. Minu Oskar on natukene jalutama läinud. Ehk siis temalt on see õigus ära võetud millegi pärast. Nii. Siin ei ole kommentaare, et majandusõpetus 9, ühtegi kommentaari ei ole. Ma arvan, et need kunsti kommentaarid sobivad ka majandusõpetus 9 kommentaarideks. Näite kommentaaride kogu. Ma võtan siit kopi, Ctrl C. Lähen majandusõpetus 9 päevikusse. Mul ei ole kommentaare. Lisakommentaare, Ctrl V, ma ei pea siin vahepeal neid delete'id maha võtma ega midagi muud tegema. Peale salvestamist on mul kommentaarid olemas, kui ma tahan majandusõpetuses panna ühte hinnet, miks mitte Laurale. Ma lisan hinde 3 ja seesama koduste tööde ülesannet asi, salvesta ja mul on need kommentaarid siin. Nüüd see kommentaarid päevikus seostuvad otseselt kujundava ehk sõnalise hindamisega. Ja selle kujundava ehk sõnalise hindamise lausepank. Siit on ka võimalik siis näiteks matemaatika 8. klass. Ma võtan siit mõningad matemaatilised kommentaarid, osaoskused, mida ma kavatsen siin rakendada. Mul ei ole siin kommentaare. Nii, luba päevikus lausete kasutamine. Ma olen asendusõpetaja, vabandust. See matemaatikapäevik ei kõlba. Võtan füüsikapäeviku. Siin ma olen ka asendaja. Vabandust. Majandusõpetus, matemaatika kommentaarid juurde. Majandusõpetus ongi nagu selle päeviku teade, võid lisakommentaare, Ctrl V, kustutan siit natukene maha
võin ka need delete'id mitte kustutada, sest et ma saan need hiljem ka maha võtta. Seda muidugi mugavam teha kusagil dokumendis salvesta. Need delete'id korjatakse siit ise maha ja mul siin juures siis lisaks nendele kunstikommentaaridele ka selle majandusõpetuse kommentaari või tähendab matemaatika kommentaarid. Et niimoodi need ühel aastal hästi sisse töötanud kommentaarid saate siis tõsta järgmisse aastasse, päevikut uuesti lahti võttes näiteks küsida naabri käest head kommentaari või siis tegelikult kasutada seda, et teil on kujundava hindamise lause pangas kirjas see, mida teie lapsed oskama peaksid selle trimestri või mis iganes lõpus ja siis te võtate sealt need laused ja kannate ka endale päevikusse. Nii, et see oli siis selle kommentaari lisamine. Täpselt samuti toimib see ka Veerus. Ja nüüd järgmine ongi see, et kujundava hindamise tunnistusele oma hinnangu lisamine ja kuidas siis kasutada ära seda individualiseerivat kommentaari, mida ma olen selle lapse hinnetele lisanud. Mul on siin tegelikult Laura. Mul on siin Laura erinevad, vabandust, mul oli vale päevik. Mul oli eesti keeles Laura. Nii, ja siin olid siis Laura erinevad hinnangud selle kohta, kuidas tal on erinevad tööd läinud, mida on seal hästi, mida on halvasti. Nutikas õpetaja tegelikult teebki niimoodi, et ta näiteks suuremate kontrolltööde puhul või miks mitte ka tunnitööd hinnates seob selle hinde ikkagi ära selle õpitulemusega, mida ta sellest tunnis saavutada tahab. Nii et kui on näiteks matemaatikas töö 10 piires liitmise kohta, siis ta kirjutabki, et kommentaariks, et 10 piires liitmine on sul hästi selge või 10 piires jagamisega tuleb sul veel natukene tööd teha. Ja kui sul need on ilusti kirjutatud, siis on sul võimalik siis leida siit olemasolevast lausepangast need laused, mis selle lapse kohta käivad. Neid natukene parandada, täiendada ja ma saan siis siit võtta ka ühe hinde kommentaari ja paigutada selle sobivasse kohta ja niimoodi see hinde kommentaar siis täielikult või osaliselt siis siin hinde tähendab trimestri või poolaasta hinde kommentaariks, mis tunnistusele tuleb ära salvestada. Ja loomulikult võin ma seda kujundava hindamise tunnistust täita oma aines mitmeid kordi. Lapsevanemad ja õpilased hakkavad seda tulemust nägema alles siis, kui tunnistus on alla kirjutatud. Kui ma olen oma lugemispäevikud õpilastele üle vaadanud, ma võin koheselt kirjutada neile kommentaarid lugemispäeviku kohta, kas või see sama kommentaaridesse salvestamist kasutades ja siis kõigile panna see kirja ja siis kopeerida see informatsioon näiteks siia, kui vaja on kohe hinnanguks ja siis minna edasi teiste teemadega. Niimoodi hoiate kokku, esiteks tänad õpilasele individuaalse tagasiside selle kohta, mis on tal hästi ja mis on tal halvasti. Tagasiside juures hindele või saavutusele peaks siis kindlasti seda võileiva printsiipi rakendama, et alguses kiidate, siis ütlete, mis oli halvasti, siis lõpus kiidate jälle. Et see on lapsevanemal ja õpilasel tunduvalt parem vastu võtta ja kui need hinde kommentaarid on teil siin kenasti olemas ja selle trimestri jooksul tehtud tööst ja sinna kujundava hindamise tunnistusele sisu saamiseks ei ole teil vaja liikuda kusagil mujal, kui võtta siit neid kommentaare ja hinnata tema õpioskusi erinevates ainetes. Nii et hindele kommentaari lisamine on tegelikult kasulik päris mitmes lõikes. Nüüd, kui te olete aineõpetaja ja teiega on jagatud õpilasega seotud dokumente või tema kooli märkmeid,
näiteks dokument võib olla ka individuaalne õppekava, mis on õpilasele seatud või mingisugused soovitused õpilase õpetamiseks, siis tegelikult see informatsioon on teil ka leitav siinsamas õpilase juures oma ainepäevikus. Kui õpilasel on sellist informatsiooni lisatud, siis te näete siin neid paberilehte. Laural on lisatud, siin on kooli dokumendid, te saate neid dokumente lahti võtta, kui tahate täiendada ja lahti võtta ja alla laadida, kui vaja on. Ja siin on näha ka kooli märkmed, ehk siis see, mida on aineõpetajale nähtavaks tehtud selle õpilase kohta. Et kui te olete ka tegelikult klassijuhataja, siis te näete natuke rohkem siin informatsiooni. Mina olen õigemini Oskar, on ka Laura klassijuhataja, sellepärast näeb ta siin ka selliseid asju, mille kohta jagatud aineõpetajad ei ole kirjutatud. Ja kui siis õpilane on, et see oli siis kooli märkmed dokumendid, saate siin alati pilku heita, vaadata, mida individuaalselt on sellel õpilasel ette pandud ja mis oleks teile kasulik selle õpilase õpetamisel tähele panna. Aga see läbi veebi ei nakku, kui siin ka midagi on. Nii, märkamised. Ehk siis individuaalse lähenemise alla kuulub kindlasti see, et te kiidate õpilast või laidate, kui vaja on. Ja märkamise lisamiseks siis, nagu kõik teavad, märkamine on siin olemas. Kirjutate, mida teil vaja kirjutada on. Laura oli täna väga tubli. Nii. Ja ütlete, et see on kiitus või märkus või teada, et siin nagu mingit vahet ei ole. Nii kui märkus on lisatud, siis teil selle märkuse lisajana on võimalik seda märkust muuta. Ja nüüd vana iidne küsimus, et kuidas ma seda märkust siis kustutada saan. Et märkust ei saa kustutada. Et te saate võtta selle siit maha ja kirjutada vabandan, info liikumises oli müra ja Laura ei ole midagi sellist teinud. Ja muudki näiteks ära teataks. Ja kinnita. Et informatsioon selle kohta, kuidas siis Laural läks, mis oli siis muudetud, märkamine muudeti, see oli siis see vana 30 päeva, lapsevanem näeb seda eelmist märkust küll, aga uus märkus on siis see, mis läheb hinnete lehele igale poole mujale. Nii et seda te saate muuta. Nüüd, kui ma tahan saata päevikust teate, eesti keele 9. klass, siis ka natukene uus, kuigi juba päris pikka aega, on siis olemas päevikute selle õppeaasta algusest peale päevikute teadete ja kustutamise võimalus. Ma saan ma vaatasin, et meil on siis õppekäik, soovitame kanda maski, kuna sajab lund, lumesaapad jalga. Ja salvesta. Et kui ma nüüd olen võtnud selle teate muutmiseks lahti, siis ma ei saa enam öelda seda, et ma seda teadet neile õpilastele ei saada. Et ta läheb ikkagi neile, keda algselt oli märgitud, aga ma tegin lihtsalt muudatusi ja salvesta. Ja uue teate lisamisel ma saan siis öelda, et individuaalne tund kunstis Laurale toimub reedel kell
8 hommikul ja ma eemaldan kõigilt linnukese, panen ainult Laura ja kirjutan, et palun ole õigel ajal kohal, sest ka mina pean nii vara hommikul tõusma. Nii. Ka mina pean. Mina on tähtis. Nii et näete, et siin on ka need samad linkide lisamise võimalused, eks ole, sama väike uuendus ja saada teada. Ja kuidas nüüd Laura neid teateid näeb, või Laura ja tema vanemad neid teateid näevad, pean siin tegema ühe väikse refreshi. Eks ole, näete, kujundus on siin olemas, õpetaja teadet muudeti, tuli see teade siin ja teate kustutamise kohta mingit informatsiooni ei tule. Võtan sellesama eesti keele päeviku, võtan siit selle lumesaabastega teate, tegelikult jääb ära. Okei. Teade läks lihtsalt täiesti valedele inimestele, me saime päris mitmeid küsimusi koolidelt, et nii, refresh ja peale refreshi seda teadet enam ei ole. Et teate kustutamine on siis võimalik. Ja kõik see informatsioon, mida me siis siit päeviku teade uuendamine, natukene pidin ta PowerPointi kirjutama, sellepärast on natuke kujundus katki. Nii, et kõik see tuleb uudisvoogu ja kui te olete ka klassijuhataja, siis tegelikult täpselt see sama vaade uudisvoost, mis on lapsevanema. Ma praegu siin lapsevanem, eks ole, ma näen siin selliseid asju. Kui ma nüüd lähen oma Pisisaare koolis, võtan oma 9. klassi, võtan siit Laura, siis tegelikult see uudisvoog, mida ma siin näen, on täpselt samasugune nagu lapsevanemale. Nii et kui teil on kahtlusi selles osas, et kuidas see informatsioon kohale jõuab, mis jõuab kohale, kuidas see paistab, mida ma võin teha, siis te võite alati klassijuhatajana vaadata, mis siin toimub ja tegelikult siis või paluda kolleegil näidata. Nüüd veel üks uus asi, mida me panime just täna ülesse, on siis see, et klassijuhataja koolijuhi jaoks on õpilase kaardil lisaks ülesannetele, mis on siin kogu aeg olnud, õpilasülesanded selleks päevaks, see on see Laura individuaalne ülesanne ka olemas, on siin ka tunnikirjeldused. Ehk siis seesama tunnikirjelduste vaade, mida näevad lapsevanem, kui nad enda vaates võtavad lahti tunnikirjeldused. Et nüüd on see väike asi ka tehtud. Ja veel üks võimalus, mida on natukene, oleneb koolist, et on koole, kes seda võimalust hästi agaralt kasutavad ja peavad ka neid nii-öelda individuaalseid vestlusi peredega ja on koole, kes seda võimalust väga agaralt ei kasuta. Aga see on iga õpetaja käeulatuses, et võib-olla kui teie kool ei kasutagi vestlusi, aga need vestlusgrupid ja õpilased vanemad, see on kõik teil niikuinii olemas vestlustes. Nii et ka siis, kui teie kool vestlusi ei kasuta, aga te tahate vanematele saata mingit informatsiooni, siis te avate vestlused. Ja näiteks mul on siin vestlus Oskari ja tema vanematega. Et siin ma näen, et vestluses osalevad Oskar ja Marina, kuigi ma ka tegelikult mina kui Oskar Rohakas olen Oskari lapsevanem, aga kuna ma ise endale vestlust saata ei saa, siis ma kirjutasin neile niimoodi siin selle vahega, et Oskari vanemad, Oskar oli nõus tulema, Marina pakkus välja aja. Ma näen siin, millal Oskar ja tema vanemad on seda näinud, rohkem siin osalejaid ei ole. Ja kuidas siis seda teha, et ma tegelikult tahaksin Laura vanematega ka vestelda.
ja võib-olla on kõige parem võtta lahti vanemad koos õpilastega, et Laura on 9. Vabandust, ma olin vales koolis. Nii. Laura oli 9. klass ja keda ma siin tegelikult näen? Ma näen siin neid klasse, keda ma õpetan. Ja ainult neid õpilasi, keda ma õpetan ja näiteks mul on inglise keele õpetaja, mul on klass jagatud 8, ma näen ainult oma õpilasi ja nende vanemaid ja ma näen ainult neid õpilasi ja vanemaid, kellel on e-kooli kasutaja. Näiteks Nellil ei ole e-kooli kasutajat ja ka tema vanematel Hendrikul ja Mikul on vanemad olemas. Võib-olla üks on onu lihtsalt, eks ju. 9. klass ja mul on siin Laura. Laural endal on kasutaja olemas ja Laura vanematel on ka kasutajad olemas ja ma tegelikult tahakski nüüd rääkida Laura ja tema vanematega sellest, mis siis toimub. Vestlus Laura vanemate ja Lauraga. Nii, et see on need kasutajad, lisa uus. On uus vestlus, ma saan siis kirjutada siia kallis Laura ja vanemad. Nii. Kui ma tahan nüüd kirjutada niimoodi natuke suuremal ekraanil, et oleks nagu päris kiri, eks ole. Keegi võiks panna kinni oma mikrofoni. Teie perega pisut mure. Vahete vahel on ülesanded tegemata. Nii. Ma tegelikult tahaks ühe pildi ka juurde panna. Nii, desktopil mul olid siin sellised pildid. Open näiteks. Nii. Ja siis õpetaja Oskar. Ja saada minema. Et tegelikult selle vestluse kasutamine on hästi lihtne ja mis vanematesse puutub ja vanemad on enamasti ja õpilased on samamoodi enamasti M-koolis kogu aeg valvel ja sellise vestluse peale tuleb neile kohe push, et õpetaja Ohakas saatis teile teate e-kooli. Nad saavad koheselt tulla või samas vestluses teha selle lahti. Nad saavad lugeda ja näha kõike seda sama, mida siin ekraanil näha on. Ja nad saavad koheselt ka vastata teile. Tähendab, et see on ju tegelikult üks kõige kiiremaid variante, kuidas moodi te saate oma õpilaste ja nende vanematega suhelda. Nii. Vestluse kustutamine. Vestluse kustutamisega on nüüd niimoodi, et ma oletan, et see vestlus on meil tegelikult ammendunud. Mina saan selle vestluse kustutada, aga alles siis, kui siin ei ole kedagi teist, kes tähendab, et kui mina ei ole selle vestluse administraator. Et kui ma ütlen praegu, et kustuta vestlus, ma ütlen jah. Ja ma olen selle vestluse ainus administraator. Igale vestlusele peab jääma alles üks administraator, aga kui ma näiteks ütlen, et ma määran Marina siia administraatoriks, nimeta administraatoriks, ma olen ta kindel, siis peale seda saan ma minna ja las see Marina tegeleb selle vestlusega edasi, mina kustutan ta enda jaoks maha. Ja seda vestlust mul enam ei ole. Et te saate kustutada neid vestlusi enda jaoks, kus on ees sellised, ma arvan, et selle vestluse ma saan maha kustutada. Kustuta vestlus, jah, läinud, eks ju. Aga sellist vestlust, kus ees on see see on kooligrupp, see on rollipõhine grupp, kõik selle klassi vanemad või kõik selle klassi õpilased kuuluvad sellesse gruppi ja kuni ma ei ole ennast sealt grupist, tähendab, kuni minu roll ei ole e-koolis lõppenud, on see grupp mul ametlik ja ma seda maha kustutada ei saa. Nii et see on see vahe, aga sellist vestlust või see on siis märk, kui on vestlusele pandud lisatud pilt, siis on see märk siin tagapool. Sellist saate te kustutada juhul, kui te ei ole selle vestluse administraator. Kui te annate selle vestluse haldamise kellelegi üle, siis olete teie sellest vaba ja see vestlus on läinud.
Nii et kasutage julgelt, et ma soovitan lihtsalt proovida, et ma olen täitsa kindel, et vanemad ja õpilased jõuavad päris kiiresti selle ja lisaks siis õpetaja enda jaoks, eks ole, et õpetajad, lapsevanemad, õpilased on kogu aeg seal oma seal äpis M-koolis ja näevad seal vestlusi, on tegelikult siis vestluste äpp e-kool Connect täiesti tasuta. Saate endale alla laadida ja kõik see, mis vestlust aknas toimub, tuleb sinna Connecti täpselt samamoodi, nagu ta tuleb vestlust aknasse. Nii et ka teie saate kohe piiks pushi, kui lapsevanem on vastanud teie pöördumisele vestlustes. Nii et soovitan soojalt ja see ei pea olema kogu klassi hõlmav tegevus. Rahulikult saate ühele lapsele, tema vanematele individuaalselt läheneda ja kirjutada just nimelt seda, mida selle lapsele ja tema vanematel on vaja teada. Ja veel, et kui teil on vestlus lugemata, ükskõik kas siis võtate lahti Connectist, võtate lahti e-koolist, võtate lahti M-koolist, igal juhul te näete, kes on seda vestlust lugenud. Ja kui nüüd teil on lugemata vestlus, siis te saate õhtul või siis teie enda seatud ajal, see on minu seaded, ma võin öelda, et ma saan kord nädalas teavituse e-posti peale, ma saan kord 2 tunni tagant, ma ei saa mitte kunagi teavitust e-posti peale, et see on iga kasutaja enda seada. Ja see on nagu oluline teada, et see vestluse ka e-kirja peale või teavituse saamine on nagu olemas. Ja ma ei ole klassijuhataja. Ja siis koolijuhil on veel lisaks võimalus öelda, et see teade, mida ta nüüd kogu kooligrupile saadab, et see teade on oluline ja siis ta tuleb momentaalselt kõigile pushidesse, kõigisse e-mailide peale ja igale poole. Aga ühele konkreetsele õpilasele ei saada olulist teadet. Nii, et need olid siis õpetaja võimalused siis jõuda selle ühe õpilaseni või paari õpilaseni ja teha asju, mida just nendele õpilastele vaja on, aga võib-olla kogu klassile mitte. Nüüd klassijuhataja, koolijuht, tugispetsialist, et neil on veel mõned töövahendid lisaks. Et peamiselt asuvad nad siis galeriis õpilase kaardi peal. Galerii on teil siis 2 kohas, kas siis siin oma klassigalerii või siis klassid leht. Võtan oma 9. klassi lahti ja siin on minu õpilased ja õpilane lahti võtta on mul siis õpilase erinevad tegevused, nagu ma siin natuke juba näitasin. Profiil on siis see koht, kus on õpilase erinevad andmed. Siin ma tegelikult näen, millal õpilane on viimati. Siin on näha juba ka jupikene meie järgmisest arendusest, mis on veel hetkel tõlkimata. Kasutajaprofiili andmed, last update'id tähendab, millal inimene on viimati oma kasutajaprofiili muutnud. Et see teavitus hakkab siis ilmselt hommikust peale vanemaid ja õpilasi piinama ja teid ka kui õpetajaid muidugi. Et uuenda oma profiil, selleks, et saada korda oma kontaktandmed nende jaoks, kes on kasutajad. Siin te näete siis tegelikult õpilaste rolle. Ma ei ole administraator, ma olen lihtsalt klassijuhataja ja õpetaja. Et ma näen siin erinevaid asju, ma näen siin lapsevanemaid. Ma näen siin seotud tugispetsialiste, klassijuhataja, ma saan selle tugispetsialisti lisada siit. Ma näen dokumente, ma saan lisada uue dokumendi selle õpilase jaoks. Vali fail. Ma võtan selle sama ilusa pildi. Open. Ma saan seda dokumenti tegelikult teha mustandiks, ehk siis kodu seda dokumenti ei näe, aga see on asi, mis Andmekaitse Inspektsioonile väga ei meeldi. Ehk siis mustand ongi mustand, mis lõpuks ära avaldatakse. Ma saan selle dokumendi teha nähtavaks aineõpetajatele, kui ma tahan. Ja see ongi see. Ma saan dokumente kustutada. Et kui dokumenti enam vaja ei ole, siis ma saan selle dokumendi kohta öelda, et kustuta ja see dokument on läinud. Ja sama koolimärkmetega, et ma saan lisada koolimärkme, ehk mul on siis Laura näiteks käitumise kohta
käitumise kohta, käitumise arutamine vanematega. Avasin vanematega vestluse sellest, kuidas edasi minna Lauraga. Nii, vanematega ja aineõpetajatele näitav kodule, kinnitan. Ja see on siis nagu distsipliinimeede, saab hüüumärgi ette, distsipliin. Siin on nüüd 2 mustandit, see on lihtsalt selline märge. Ja kui ma olen nüüd Laura asjadega korda saanud, siis ma saan selle Laura märkme maha kustutada, kui seda enam tarvis ei ole. Või siis muuta. Lauraga sain positiivse tagasiside. Kodu tahab koostööd. No näiteks. Et sellisel moel tegelikult need märkmed ja dokumendid on meil nähtavad üle aastate ja see tegelikult tähendab seda, et need 2016-2017, et mul tekib selline väike nagu jälg sellest, mida ma seal, kuidas me seda last oleme aidanud, millised probleemid on tal olnud, kuidas me probleemidele oleme tähelepanu pööranud ja kogu see informatsioon on tegelikult koheselt jagatud koduga. Ehk siis Laura uudisvoos, märkamine, Laura oli väga tubli. Nii. Muidugi, vabandust. See oli minu viga. Need distsipliinimärkmed ei tule lapsele. Ma vaatasin praegu Laura vaadet, aga need tulevad lapse vanemale. Nii et kui võtsin nüüd iseenda kui lapse vanema lahti, siis ma näen, et mul lisati dokument, mul eemaldati dokument, lisati märge. Et need ei ole mitte lastele nähtavad, need dokumendid ja märkmed on lapsevanemate ja kooli vahelised tegevused. Nii, et ma lähen korraks siit üle, hakkasin tegelemised kooli märkmetega, et see on siis see, kuidas moodi klassijuhataja saab ennast natukene aidata selle õpilasega seotud erinevate tegevuste osas. Nüüd üks teema. Jah, täpselt nii. Kui klassijuhataja vahetub, siis iga uus klassijuhataja näeb kõiki õpilase kaardil toimuvat nii, nagu ta oleks kogu aeg see lapse klassijuhataja olnud ja see eelmine klassijuhataja, kellel enam õigust seda last näha ei ole klassijuhatajana, ei näe enam mitte midagi. Ehk siis tema jaoks on need läinud. Iga järgne klassijuhataja on kõigi õpilase kaardil toimuva osas, nagu oleks ta kogu aeg klassijuhataja olnud. Nii, õpianalüütika aitab siis natukene paremini saada selgust selles, kuidas moodi, et kus on selle õpilase tugevad ja nõrgad kohad. Et me ei näita õpianalüütikat õpetajatele, aga me näitame õpianalüütikat koolijuhile ja koolijuhile, klassijuhatajale ja me näitame õpianalüütikat tegelikult nendele lapsevanematele, kellel on tellitud perepakett. Nii, see on minu Laura. Laura, see on eelmine õppeaasta, ma pean vahetama ära klassi, et saada selle õppeaasta hinnete juurde, esimene trimester ja näiteks eesti keel. Et meil on siin võimalik siis näiteks esimene hinne 3, 13 õpilast sai hinde, Laura hinne oli siin, klassi keskmine saavutus oli siin. Õpianalüütiku juures juhin tähelepanu, et siin ei ole mitte hinded 1, 2, 3, 4, 5, vaid siin on protsendid 0-100. Ehk siis see tähendab seda, et hindeskeemis kooli administraator seab igale hindele alumise piiri ja siin on nad siis selle alumise piiri kuvatud, sest et kui koolus kasutada 5+ või 4-, siis neid kuidagi moodi skaalal ei pane, nii et see on siis selle järgi. Erinevatel töödel võib siis olla erinev, ainult Laura sai hinde siin 5, see on siin jällegi üks kontrolltöö hinne, kus Laura läks päris kehvasti, tunnihinne, kus 4 õpilast selle hinde said. Siin on juures ka tegelikult hinnete dünaamika.
et nädalate kaupa, kui palju siis hinnete keskmine muutus, hindetüüpide kaupa, millised hinded saadi, hinnete jaotus. Et see kõik ei ole nüüd nii ülevaatlik, aga ma arvan, et õpilase saavutustest ja õpilase nagu tugevatest nõrkadest külgedest annab teile päris hea ülevaate see teine leht, ainevaldkonnad. Ehk siis need on siin päevikutega seotud ainekaardid. Kahjuks see kool õpetab ajalugu 4. klassi ainekaardi järgi, mitte 9. klassi ainekaardi järgi, aga see selleks. Et siin on näha nüüd selgelt, kus Laura on parem kui klassi keskmine ja kus on ta kehvem. Näiteks bioloogiadele väga hästi ei istu ja kunst kahjuks samamoodi mitte. Aga ajaloos ja eesti keeles on ta suhteliselt tubli. Nüüd, kui see jaotus isegi nende õppeainete kaupa on natukene liiga kirju, siis kui teie kooli õppekavas on määratud ära rõkkained ainetele, siis leitaksegi rõkkainete järgi ainevaldkonnad. Nii et keel, kirjandus, kunstiainetes, Laura väga tubli, loodusainetes, sotsiaalainetes saate selle pildi ette. No ja lõpuks on siis see reaalained, humanitaarained ja siis need ained, kus ei ole seost selle õppekavaga märgitud. Nii et see võimalus on teil alati olemas. Eks enne arenguvestlust võtate korraks ette õpilase näiteks ka miks mitte eelmise aasta tulemused või õpilase 8. klassi tulemused 17-18 aastal või 7. klassi tulemused 16-17 aastal. Et siit on ka päris lihtne teil juurde pääseda kõigile nendele eelmiste aastate tulemustele. Ja niimoodi saate siis sellele õpilasele sobivalt oma näiteks arenguvestlust planeerida või siis talle vastavat abi korraldada nendes alades, kus tal seda just vaja on. Nii, ja arengukaart on siis kõige uuem töövahend ja arengukaart on siis kooli jaoks. Aga nüüd ma ei ole mitte. Nüüd oleks vaja olla koolijuht, sellepärast et koolijuhil on siin selline menüüpunkt nagu ma login korraks välja. Nii. Et olla koolijuht, sest klassijuhataja seda ei näe, aga koolijuht näeb. On tal menüüpunkt arengukaardid, kus siis on võimalik lisada uusi arengukaardi malle. Näiteks see Pisisaare koolis on olemas individuaalse arengukaardi mall, sportliku arengukaardi mall ja huvitegevuse osalemise kaardi mall on veel pooleli. Et siin on ka üks ainukene väga ilmekas sektsioon Tere 12. Asendame selle näiteks osalemine kooli huviringides. Nii. Ja ma saan öelda igale malli elemendile, et kes seda näevad, kes saavad siin teha täiendusi ja lapsevanemad näevad, saavad teha täiendusi, klassijuhataja näeb, saab teha täiendusi, tugispetsialist näeb, kus huviringis laps käib. Ja nüüd on küsimus õpetajatest, et kui ma panen tugispetsialist, ei saa panna juurde seda, kus huviringides laps käib. Kui ma võtan näiteks õpetajad, et õpetajad, kelle huviringis laps käib, näevad oma huviringi päevikus selle õpilase kaarti, näevad kohta, kus nad saavad lisada omapoolse vastuse, et mis huviringis see laps käib ja kuidas ta seal läheb, aga nad ei näe, mis ringides ta veel käib. Et näeb kõiki vastuseid, tähendab, et kui siin linnukest ei ole, siis see õpetaja näebki ainult oma enda sisestatud vastuseid üle aastate muidugi ja teisi ei näe. Nii.
et see oli näiteks nüüd niimoodi siin, ma salvestan selle ära, et see oli siis osa, et mul olid need erinevad arengukaardi mallid ja ma saan siin kohe määrata õiguseid. Ja nüüd ma saan vaadata neid kaarte, mis nende mallide alusel on avatud. Näiteks Kortiku arengukaart on avatud siin, on avatud 3 õpilasele ja individuaalse arengu jälgimise kaart on avatud 74 õpilasele. Ja mul on võimalik seda kaarti siit lahti võtta, vaadata, millal see kaart lisati, millal ta viimati muudeti, ja teha siin otsingut klassikaupa, näiteks kõik 9. klassi arengukaardid on siin, või näiteks ma võtan näita kõiki klasse ja ma ütlen, et see on siis, paneme Berliin ja tegelikult siin käib otsing terve nime järgi, eks ole, sest et õpilas sai, et lihtsalt maa panna ja siis saab Kasemaa ja Kuusemaa kätte, et see siin ei tööta, et sa pead õpilase nime välja kirjutama. Nii, ja arengukaardid on siis tegelikult nähtavad ka õpilastele, õpetajatele. Nii, ma olen 9. klassi ICT õpetaja. Ma võtan Laura lahti, ma võtan Laura arengukaardi lahti. Tal on nüüd siin palju arengukaartide kustutamine või sulgemine, nende, kes on siin kogemata juhtunud, see on meil veel tegemisel. Nii, ma näen siin Laura kontaktandmeid, eelnevat õpilugu, probleemi kirjeldus, kuna ma olen ka koolijuht, siis ma näen kõike, koolijuht näeb alati kõike seda, mis võimalik on. Aga ma panen siin praegu aineõpetajana oma vastuse näiteks kirja. Või siis võtan mõne muu kaardi, võtan näiteks selle arengukaardi. Ma lähen Oskarile. Nii. Ja samamoodi klassid, koolijuhil on klassid lehel valik ja ma tean, et Oskar Ohkajal on hea kaart. Nii. Profiil, arengukaardid, ma oleks võinud minna loomulikult ka teist kaudu. Nii, et siin on siis eelnevatel aegadel kirjutatud erinevaid sisendeid. Te saate panna ka tabeli, kui tahate. Ainult inimene ise, kes on sisendi kirjutanud, saab seda muuta. Teistel ei ole seda võimalik teha mitte. Nii, ja ma siia ei olegi midagi lisanud, aga ma siiski selle lisan siia ära. Ja vastuse lisamine nagu ikka. Oskari tugevad küljed. Nii, samamoodi nupp. Tark, vaimukas. Oskari nõrgad küljed. Ja nüüd mind segati. Ma oleks tahtnud siin natuke täpsemalt kirjutada, aga mind segati, ma salvestan mustandina ja see tähendab, et seda näen ainult mina ise, mitte keegi teine, kellega seda kaarti ja seda sektsiooni õigus näha on, ei näe ja ma saan siis teinekord jätkata selle asjaga. Nüüd iga sektsiooni lõpus on logi. Ehk siis millal lisati vastust, millal muudeti vastust ja kui ma panen juurde ka vaatamiste logi, siis ma näen, kes millal neid vastuseid on, või seda kaarti on avanud. Kui ta on kaardi juba avanud, siis on ta näinud kõike, mis siin kaardi peal on. Et arengukaartide kohta meil oli eraldi webinar, et kellel vähegi huvi, siis vaadake ja otsige ta ülesse. Et see oli siis teise etapi. Ja kujundava hindamise tunnistus on siis see, millega klassijuhataja tegelikult sellise individuaalse lähenemisega lõpetab. Ehk siis kooli lausepanga alusel kõik õpetajad teevad oma sissekanded ja siis klassijuhataja selle avab ja meil on siis 2 liiki kujundava hindamise tunnistusi. Et üks on siis see nii-öelda osaoskuste saavutatuse taseme hindamine
ehk siis teil on üles kirjutatud, mida see laps peaks oskama selle trimestri lõpus või poolaasta lõpuks ja õpetaja märgib, kuivõrd ta on selle omandanud ja teine on siis lausete valikuga tunnistus, kus siis õpetaja kirjutab jutu, aga saab jällegi tugineda nii osaoskustele, mis on tal ees, kui ka siis õpilase saavutused. Ja arenguvestlused on siis see teema, mis siis selle individuaalse mõjutamise lõpetab, ehk siis arenguvestlused te peate pidama paar korda aastas ja arenguvestluse pidamine e-koolis tähendab siis seda, et teil on kooli poolt koostatud küsimustikud, mida siis klassijuhatajad oma vestluste läbiviimisel kasutavad. Nii, ma lähen tagasi siia. Koolijuhil on kogu aeg olemas aruanne arenguvestlustest, mida tema koolis peetakse. Et siin Pisisaare koolis peetakse 9. klassiga 2 arenguvestlust ja 10. klassiga 1 ja 10. klassi vestlus pole kuigi kaugele jõudnud. 9. klassis on ühele vestlusele planeeritud töö käimas alla kirjutatud küsimustikud, et seda saab siis klassijuhataja, koolijuht ei näe oma kooli vestluste aruandeid. Küll ma näen näiteks 9. klassis, kus ma olen ka klassijuhataja, võtan selle sama Laura. Mul on siin arenguvestlus. Ma näen, et Laura arenguvestlus on registreerimisel, et lapsevanem ei ole siia veel aega valinud. Ma näen ka Laura eelmise aasta arenguvestlust. Ma saan avada eelmise aasta arenguvestluse protokolli, kui ma tahan tutvuda sellega enne selle vestluse algust. Ja ma saan tegelikult vaadata, kes on seda protokolli vaadanud. Iga protokolli avamisel tekib koheselt automaatne logi selle kohta 2021. No jah. Ja siin ma siis näen eelmiste aastate vestluste käiku. Oma selle aasta vestluste käik on mul siis arenguvestluste aknas. Ma näen oma 9. klassis, kes on mul siia ennast kirja pannud, kuidas on vestlused käinud, et kui mitte muuks, siis vestluse aegade planeerimiseks kasutavad koolid seda arenguvestluste moodulit hästi tihti. Ja nende vestluste vastustega tuleb siis aruanded, arenguvestlus, küsimuste aruanne, et põhimõtteliselt on mul võimalik üle kõigi aastate võtta näiteks kodune küsimustik ja vaadata, kuidas moodi inimesed on vastanud erinevatele küsimustele. Kui vastus on tekstiline, nii, siin ei ole ühtegi tekstilist vastust. Nii, pikk küsimustik. Nii. Näita vastuseid, siis ma näen neid vastuseid, mida sellele küsimusele on antud, aga ma ei näe neid muidugi loomulikult seda, kes on selle vastuse andnud. Ja kui ma võtan õppeaasta ja klassi, siis ma näen selle aasta küsimustikke ja siis põhimõtteliselt ma näen, et 9. klassis on selliseid vastuseid antud. Et see aruanne on ka klassijuhatajal olemas. Nii. Okei. Et need olid need teenused ja teemad, mida te saate kohe kasutama hakata ja oma töösse lülitada. Et minu poolt siis kõik, rohkem küsimusi hetkel ei ole. Et tänan kõiki, kes vastu pidasid, tänan kõiki, kes on jõudnud nüüd kunagi hiljem selle lõpuni.